tere hommikust mulle. Nagu te praegu nägite, siis Katrin katsetab jälle uusi asju. Vaatan nüüd, proovin, kui kaua ma viitsin seda asja teha. Ehk siis nagu näidata, mis ägedaid kohti vlogis. Ja, võt nii. Soome reisi ma ei vloginud, kuna seal oli mul palju muid tegemisi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et las see jääda. Et jah, ühesõnaga mul aju on reigelt kokku keepunud. Täna on esmaspäeva hommik. Saate nagu isegi ei vlogi ette praegu. Sest ma olen nagu nii väsinud. Ma ei magaks praegu reaalselt, mitte midagi ei taha teha. Ma tean, mis ma tahan. Ainuke, mis ma tahan, on kodujuustu, banaani ja mustikaid. Vot. Seda kõik kokku ja siis ära suua ja siis... Tänane plaan ongi põhimõtteliselt selline, et ma ei teagi. Teate, mul on nii unine. Ma ei jõuagi nagu mitte midagi mõelda. Ja, võt nii. Näeme järgmises klipis. Vast mul siis vähemalt silmad püsivad paigal. Tere tulemast. Persse teate, ma ei viitsi seda asja katsetada, mis ma pidin katsetama. Ma ei tea. Lihtsalt panen täna vlogi kokku ja ongi kõik. Sest et on nii. Jep. Ma olen tegelikult reigelt väsinud. Ma ei tea, ma ei suuda üldse voodis püsti tulla. Magasin jälle mingi 1,5 tundi. Nii hea oli. No teoreetiliselt ega ma peagi täna eriliselt midagi tegema, kõik on alles õhtu poole, peale 5. Jah, aga ma võib-olla tean isegi, milles võib probleem olla. Need ma muidu otsin normalist. Muidu mõtlesin, et silmaklapid kõik lastel ära. Ma enda silmaklapp enam ei ole. Jah, aga ma tean, milles võib-olla on probleem. See, et tegelikult see Soome reis oli vaimselt keeruline. Sellepärast, et oli. Ma ütlesin, et ma ei saa väga siukseid pereteemasid arutada. Ja ei taha ka nagu, sest et see ei ole otseselt minuga seotud. Ja nii on. Jah, aga kellega me käisime lastega, elukaaslase emaga ja nende pere sõbraga siis. Muidu oli tore, me käisime Serenas, siis me käisime 2 korda Normalis, sellepärast et lastele nii jubedalt meeldis see Normal. Kus me veel käisime? Kusagil me veel käisime, kus oli räigelt head lihapallid koos sellega kartulipudruga. Ja see pohlamoos vist äkki oli seal juures, oli see kurgisalat, see purgis kurgisalat. Kohe vaadake. Täna näete hästi palju seda haigutamist. Pidema äkki või? Midagi siukest. Aga kindlasti mitte Ikea. Ikeas me käisime ka jäätist söömas. Ikeas on, Soome Ikeas on kallim jäätis. Eesti Ikeas on 60 senti. Jäätis seal on euro.
Ega no minu meelest on see natukene ikkagi suurem ka kui meil. Vähemalt minu arvates. Jah, ikas käisime ka kõikest jätis söömas, seal sees me ei käinud. Siis kus me veel ära käisime? Linnanmäkis käisime ka. Ja Sea Life'is käisime. Et jah, siuke ta on. Maha laadisin ma ennast niimoodi vaimselt, et ma helistasin oma emale. Sain temaga rääkida juttu. Ja eks ma tegelikult võtsin ka mingi 0,33 Summer Spy purgi. Nii esimesel õhtul kui ka teisel õhtul. Rohkem nagu ei olnud. Ja kui me öösel jõudsime tagasi, siis võtsin ka mingi paar koksi, Jägermeistri koksi. Istun mul siin punn. Jah, aga ega täna vlogis ma ulun. Ma reaalselt ulun, sest et ma olen väsinud ja ma ei jaksa midagi teha. Jah, tegelikult ma pean poes käima süüa tahaks. Et jah, nii hästi, ma ei tea, mis aru. Lukaslan vist tuleb korda koju. Okei. Ma vaatan, mis seal on. Aga ma proovin ennast poodi sättida. Ja kell on 10. Vaatame, kas ma poodi jõuan. Ei teada kuhugi. Ta lihtsalt soovitas mulle, mida ma teha võiks. Sest ma ütlesin talle, et ma olen nii väsinud, et ma ei jõua lihtsalt püsti tulla. Aga ma saan isegi aru, et ma pean, sest et eile ma lihtsalt terve päev magasin, lihtsalt magasin. Ja kokku vist eile äkki ma olingi üleval, võib-olla tund ikka tuleb kokku. Sellest ajast, kui ma eile magama nagu jäin 7 hommikust. Kell 3 jõudsime. Ja siis oli vaja riideid lahti või see kohver lahti pakkida, asjad ära panna. Siis riided pessu panna, mis eilsesse muidugi pesumasinas, aga ma panin kuivatisse ka, nii et nad on seal kuivatis. Ja siis pesus oli vaja käia. No ja siis magama. No ilmselgelt paar koksi ka selle ajaga teha. Jah. Tahaks sünnida. Ei viitsi mitte midagi teha. Nii tore on teil jälle vaadata seda. Ma tegelikult proovin liigutada ennast. Mul on siuke tunne, nagu mul oleks palavik. Ma vaatan, äkki mul on haige. Sest et see tegelikult täitsa tekkis stressist ja mõnest muust asjast, mida ma ka rääkima ei hakka. Mul on ikkagi mõned sellised kohad, saladused, või nad ei ole otseselt saladused, seda teavad ümberringi minu inimesed, on ja ilmselgelt ka pereasjadest teavad ümberringi inimesed. Päris kõike nagu avalikus ka ei taha tassida, mõned asjad ei sõltu minust. See asi ka ei sõltu minust, see asi sõltub minu endisest sellest eksist. Ma ei viitsi, ma ei hakka talle seda päris avalikult marki maha tegema. Ja vot, et nii on. Et kui te umbkaudselt teate seda punnide kaarti, kus mis asub, mis põhjusel punn asub, siis võib-olla nagu panete pildi kokku.
aga jah, vaat, lähen siis liigutan ennast, siis ma tunnen, et mu aju ei tooda hästi. Pam-pam. Praegu on niimoodi, et midagi ei tohi rääkida, see ei sõltu minust, on ju, või mis iganes. Aga nüüd ma räägin teile, mis sõltub minust. Ma ei tea, kas ma olen kusagil maininud mingi hetk, et ma näen jumala realistikuid unenägusid, et mul on tõesti vahepeal üliraske aru saada, kas ma päriselt, kas see oli päris elus või see ei olnud päris elus ja see on keeruline, see on vastik, see on nõme. Ja ühesõnaga reisil juhtus ka nii, et me olime suht lennujaama kõrval ja meil oli aken ka lahti elukaaslasega. Ja ma hommikul hakkasid need lennukid seal tõusma ja maanduma või mis iganes nad seal tegid. Ja ma nagu reaalselt unes nägin fucking droone, sõjadroone. Nagu, teate kui hirmuga ma tegelikult üles ärkasin. Ma mõtlesin, et issand jumal küll, et nagu, mis see aju nüüd korraldab, kuigi ma ei ole nagu päriselt droone näinud, ma ei ole nende heli kuulnud, aga ma umbkaudselt kujutan ette, kuidas nad võivad häälitseda. Jah, põhimõtteliselt häälitseda. Ja mis mul veel oli, ja viimasel ööl mul oli niimoodi, et ma nagu hommikupoole pigem see, et elukaaslase ema oli helistanud oma naabrile ja küsinud kasside kohta, kuna meie äpsu on seal, siis jah, ma hommikul nagu küsisin ta käest, et kas sa ikka helistasid, ja vaatab mulle sukse näha, katsus nagu või. Siis mõtlesin täiesti pikkis. Nagu ma nägingi seda reaalselt unes ja ma arvasin, et see on nagu reaalne. Okei. Praegu ka ma magasin, on ju. Ja tegelikult see, mis minu ajus hetkel toimub, see on nii uudne. Ma hakkan hüvasti jätma enda selle minevikuga. Sõltuvusliku minevikuga, seal kõik, mis oli sõltuvusega seotud, seal oli sõltuvuslikud suhted inimestega, selle eksiga, tegevused olid sõltuvuslikud, kõik selline. Ja mind kummitab praegu unenägudes ka see elu. Kõige huvitavam see, et ma saan aru tegelikult, et päriselt see ei ole nii, ma juba vastan unes niimoodi, nagu ma vastan päris elus juba. Issand jumal küll. Ja näiteks toon näite, et siis kui ma enne elukaaslast, ma nägin suht tihti oma iksi unes mingi hetk, ma vist mingisuguses vlogis isegi rääkisin kunagi mingi aeg sügisel äkki. Ja peale selle ma hakkasin nägema oma elukaaslast ja samal ajal ka seda eksin ja ka eksin ma juba ajasin minema, ütlesin, kuule, hei, finito, su aeg on läbi. Ja hetkel praegu ma näen seda unes, et ma näen unestada ja kui ma unest üles ärkan, siis ma ütlen iseendale, või mitte isegi iseendale, kellegile ma seal ütlesin seda, et saage aru, et tegevust oli sõltuvusliku haige suhtega. Ma olin nii sõltuvuses sellest tundes, mis see suhe nagu tekitas, et mu aju otsibki seda kaifi uuesti. Võimalik on see, nagu mitte võimalik, vaid ongi nii, et need inimesed enam mind ei huvita. Mind huvitab seesama emotsioon, mida mu aju saab. See dopamiin, see siuke tunne. Ja nii ongi. Ja tegelikult läheb mul veel pikalt aega sellest, et ma toibuksin sellest kõigest enda minevikust ja kõik, et
ma tegelikult enam ei tassi seda kaasa või ma ei soovi seda enam tassida kaasa, ma ütlengi endale, et tegemist on minevikuga, tegemist on sõltuvusega, sest tegelikult teoreetiliselt mul saab nüüdki augustis aasta, kui ma olen puhas olnud. Kujutate ette, mul ei ole 9 aasta jooksul, võtame siis 9 on ja, sest et 10 aastat saab see aasta. 9 aasta jooksul mul ei ole kordagi olnud sihukest aega, kus ma olen aasta aega puhas olnud. Nii lahe, see on täiega lahe tunne, reigelt uhke enda üle. Mul on olnud 10 kuud puhas, mul on olnud 9 kuud puhas ja seekord tuleb aasta ära, sest praegu on juba 11 kuud. Vot, see on lahe, see on mega lahe. Ja mis ma tahtsin selle jutuga jõuda, et kui ma suudan nagu maha jätta selle tolle sõltuvuse, siis miks ma ei suuda selle mineviku sõltuvuse maha jätta, mis on just inimeste ja emotsioonidega seotud. Et ja praegu see elu, mida ma elan, see on teistsugune elu, see on vastutuslik elu, ma ei vastuta enam enda eest, ma vastutan ka teiste inimeste eest. Ma pean arvestama sellega, et ma ei ole üksinda siin elus. Kuigi see on nagu mega tüütu, ma vahepeal lihtsalt tunnen seda, et täitsa peks, kuidas ma tahaksin lihtsalt elada tagasi oma korteris, oma koeraga, käia lihtsalt pokes tööl, aeg-ajalt panna jooki, lihtsalt mitte millegi eest, nagu lihtsalt olla nii, nagu ma olin. Aga nagu mu ema ütleb, et see on lihtsalt aju nagu kardab nii hullult seda uut. See on tundmatu ja kõik minu jaoks. Sest et eelmises suhtes ei olnud seda, mis on praeguses suhtes, täpselt see perekond ja kõike muud. Ma ei teadnud, mis see siis on. See on tegelikult päris hirmutav mõelda selle peale, et issand jumal, küll ma teada juba. Elukaaslase juba. Tolles eelmises suhtes me ei teadnud üldse, keda ma teadsin, oli vend ja siis, kui me lõpetasime suhte ära, siis sain ka ta aega tuttavaks. Kuigi tegelikult perekonnas on nagu veel inimesi. Ja, no see ei olnud nagu üldse see, mis praegu on. Et jah, siuke keeruline täiega, sest et see mineviku osa peksab näkku täiega, siis praegune olemine on ja siis lisaks tuleviku mingisugune hirm, et kuidas ma nagu hakkama päriselt saan, kas ma saan sellega hakkama, kas ma suudan selles suhtes olla niimoodi, et ma õpin andma ja ka vastu võtma. Anda ma oskan. See ei ole nagu selle andmisega on nüüd see ka niimoodi, et selle andmisega on nii ka, et kui sa annad, siis sa pead ka aru saama, kui palju sa annad. Mina andsin kunagi ülimalt palju, nagu lämmatavalt palju. Praegu ma olen ikkagi õppinud seda, et ma annan nii palju, kui vaja on, et üle ka ei doseeri. Kusjuures ma enkorrasin mõtlema selle peale, et ma vist olen õppinud saama ka, nagu vastu võtma seda andmist. Ja ma siin korra niimoodi analüüsisin, et tegelikult elukaaslase perele ma ju annan ju oma hoolivust ja sellist ja nemad annavad mulle vastu seda kuuluvustunnet, see, et ma kuulun kuhugi. Et ma kuulun nende perekonda. See on lahe. See on see asi, mida mul oli tegelikult täiega vaja, seda kuuluvust. Sest et ma ütlen niimoodi, et ma ei tunne oma pere suhtes, et ma kuulun oma perre. Meie perekond on üldse nii, nagu ta on, millest ma ka tegelikult ei saa rääkida, sest et mind on palutud mitte avalikustada neid asju. Ja mul tõesti võib-olla see ka, et pokega oli see asi, et ma kuulusin kuhugi. Et siuke, nii ta on, ei saa midagi teha. Palju muutusi, palju vaeva,
peab veel nägema. Aga see on lahe, tegelikult päris olnud, see on lahe. Siin koha peal ma ei saa kuidagi uriseda. Ja ma saan rahulikult nimetada seda, et mul on oma pere. Sest et nii on. Lahe. Aasta tagasi ma ei kujutanud endale ette, siis kui ma aasta tagasi libastusin isegi, mõtlesin, et ongi pekkis, et minust ei saagi mitte midagi, mitte kunagi ja ma jäängi vist niimoodi eluks ajaks üksikuks ja kõike muud ja hetkel praegu ma nagu mõtlen, vau, mul on pere. Nii lahe. Appi Katrin, sa ei hakka nutma. See on nagu hästi siuke isiklik ja puudutav teema. Et tegelikult aastaga on nagu nii palju muutunud. Ja ma ei oleks uskunud seda. Ausalt. Ma ei oleks seda uskunud. Ja. Aga ma pole endiselt poodi jõudnud, kell on kohe 12:30. Ma siin istun telefonis ja teen klippe asju. Ja nutan ka nüüd nagu näha on. Nutmine on okei. See on ajuviis väljendada enda seda vabastamist ja kõike muud. Nii, selge. Ma lähen käin poes ära, tegelikult tahaks süüa. Tahaks kodujuustu, mustikaid ja seda banaania. Täiega tahaks. Maksime see on praegu sooduks ka mustikate peale. Ja. Aga ma liigutan ennast nagu päris tõsiselt. Kell on 11 ja ma lõpuks liigun poodi. Mõtlustasin vist niimoodi, et võimalik, et te näete seda vlogi neljapäeval. Ma ei tea, kas ma täna tõesti jaksan seda vlogi monteerida. See tundub kuidagi nii kahtlane, et ma tõesti nagu jaksan ja viitsin seda. Et kui mul juba raskusi on minna sinna poodi, siis me räägime sellest, et midagi muud tahame. Raskusi süüa mul vast ei teki. Kuna ma pean lõpuks säästma ennast energiliselt. Just mitte kunagi. Teate, ma sõin ja magasin ja ega mul täna midagi rohkem veel rääkida ei olegi. Nüüd me lähme käime elukaaslasega tema juures. Ja siis tuleme koju ja kiiresti monteerin ikkagi selle vlogi ära ja panen täna välja. Et jah, niimoodi siis. Läkutasin ka päris palju seal juba, nii et jah. Jah. Aga näeme juba neljapäeval ja näeme küll. Nii et bye!